äkki ma tegin vahejärg veel ajameelselt panin ta korra või käima, äkki seal on kolmas lõik. No seda mäletan, see edagi. Ja sellega on nüüd see kinemaatika osa enam-vähem ühel pool. Siin on ühte teist, mida veel teha annab. Ja võib-olla äkki me prooviksime sellist asja. Et üks asi, mis võimaldab meil selliseid relatiivsusteooria ülesandeid lahendada. Okei, ärme seda praegu teha, kui meil rohkem aega jääb. Liitmine kui kiirus ei ole paralleelselt, ma tahtsin sellest rääkida. Et see praegu siin eeldab, et need kiirus on paralleelsed. Kuidas liita kiirusi, kui nad ei ole paralleelsed? Et seda võib hiljem veel niimoodi harjutada ja vaadata, kuidas sellisel juhul seda arvutada. Et seda saab teha põhimõtteliselt, nagu ma juba siin korra mainisin, relatiivistlikku invarianti kasutades. Aga see, kuidas relatiivistlikku invarianti kasutada, seda tasapisi vaatame ka. Aga mis on relatiivistlik invariant? See oli, mäletate, oli ruutide vahe. Ehk see, mis on kõigist taustsüsteemis üks ja sama. Aga et me kõik need olulisemad teemad ühele poole saaks, me läheme praegu siis dünaamika juurde. Ja siis mida me nägime oli see, et kui meil on X ja T ja ma praegu teeme niimoodi mugavuse mõttes, et kasutame taustsüsteemi. T on üks, seda me ka korraldame. Läinud inimesed teevad alati niimoodi. Ja sellisel juhul oli meil S ruut on võrdne X ruut miinus T ruut ja see on meil invariant. Ja see tähendab seda, et on kõikides taustsüsteemis üks ja sama. Puht põhimõtteliselt, mis on ka invariant, ma panen selle ka kirja, kui meil on kaks vektorit, näiteks X1 ja T1 ja X2 ja T2, siis see asi siin on meil skalaarkorrutuse mõttes oleks see skalaarruut. Vaadake, kui meil on, me rääkisime nendest ko- ja kontrovariantsist, ma panen kahte pildi selle kirja. Et kui me võtame niimoodi, et meil on kovariantne vektor, on meil koordinaatidega, aga kovariantne on meil ridavektor. On meil siis X ja T on kovariantne. Kontravariantne on meil X ja miinus T. Ja see on siis meil, me saab panna niimoodi, et see on XI, X. X1 on võrdne X, X4, no, meil on Y ka, me jätan nüüd vahele, Y4 on miinus T. Ja sellisel juhul, vabandust, see on pluss T. Ja siin tuleb meil XI ja siin on meil X1 on võrdne X ja X4, vabandust, see ei ole indeks ülesse. Ei ole nende ko- ja kontravariantsetega väga palju teinud, sest et puht praktikas mulle meeldib selle ICT diagrammiga rohkem teha. Nii, siia tuleb üles ja siia tuleb üles, võrdne miinus T. Ja kui te võtate nüüd nende maatrikskorrutise X T korda X miinus T on meil võrdne X ruut miinus T ruut, siis te saategi selle invariandi. Ehk tegelikult iga ridavektori ja tulpvektori maatrikskorrutis annab teile invariandi. Ehk teisisõnu, kui meil on kaks vektorit X1, T1, X2, T2,
siis me saame 1 T1 korda x1 miinus x2 miinus T2, mis see on ka tegelikult variant. x1, x2 miinus T1, T2 on ka variant. Ehk iga asi, mis taandub üheks numbriks, skaalariks niimoodi puu- ja kontravariantsete tensoritega on invariant. Ja te saate neid nii-öelda indekseid tensori ära kaotada, kui te saate ühe indeksi üles ja teise alla ja siis saate jälle vektorid, see on niimoodi kirja, et see on siis x1 i x2 x2 i ehk me summeerime vastavalt esimese vektori kontravariantsed, korrutame teise vektori kontravariantsetega ja saame siis samamoodi, see on x1, x2 miinus t1, t2. Kui me teeksime seda nüüd ICT-ga, siis oleks meil harilikud vektorid ja siis oleks meil esimene vektor on meil komponendidega x ja it, teine on meil komponendidega x2 ja it2. Ja kui me võtame siis skalaarkorrutise, siis me saame, see on see x1, noh, 4 vektorina. x2 4 vektorina on selline, x1 korda x2 skalaarkorrutis annab meile samamoodi x1, x2, ei ruudus on miinus, t1, t2 tuleb sama asi välja. Eks on kaks varianti, kas te teete seda niimoodi koo- ja kontravariantsetega või hoida seda i-d siin selle aja juures ja tuleb sama tulemus välja. Nii, ühesõnaga meil on x ja t jaoks on meil selline asi olemas. X ja t moodustuvad 4 vektori. Peale selle on meil teine samasugune paar, mis moodustab ka 4 vektori. Ja see on meil B ja E. BX, BX, kui vaatame jällegi ainult X-i suunalist liikumist. 4 vektor tähendab seda, et ta teiseneb Lorentzi teisenduste järgi. Vektor, mis teisendab nii, nagu me tuletasime. Ehk mida saab vaadelda teisendamist kui ruumipööretena, aegruumipööretena. Jah. Nii, see on ka 4 vektor. ST teiseneb Lorentzi teisendustega abil. Ja ehk siis kui meil on Bx' on võrdne, aga kõigepealt alustame sellest, et see tähendab, neil on ka 4 invariant. 4 invariant. Aga siin võtame nüüd vastupidi, võtame mitte selle ruumikomponendi ruudu ja ei lahuta ajakomponendi ruudu, vaid võtame vastupidi, et me saaksime positiivse asja. E ruut miinus B ruut on võrdne konstant. Aga nüüd, kui te tahate selle C tagasi tuua, on konstant. Kui me tahame C tagasi tuua, siis me peame ainult korda saama. Kuid C ei ole üks. Kuhu me paneme C dimensioonid klapiksid. E-ruudus jagatud C-ruudus.
Ja võib niimoodi teha, aga võib ka E juurde viia selle. Ei, see B korda, mida jagada. Korda. See on MB ruut, see on M korda V, eks ole. Siin on üks kiirus rohkem. Nii et me võime võtta niimoodi, et meil on siis järelikult E ruut miinus B ruut C ruut on siin variant. Ja see variant on seisumass tegelikult siis, nagu te näete, kui me paneme selle osakese seismist, tema impulss on nullid. Ja sellisel juhul me saame selle, mis alles jääb ja see on seisumass korda C ruudus. Aga kõik on ruudus ja läheb neljandasse. Ja nüüd võime ka selle tulemusel kirja panna nende Lorentzi teisendused, kui me saime teada, et need on neli vektorit. Ma ei hakka seda siin midagi, kui me tuletasime selle, kui me tuletasime X ja T neli vektori sellest, et nüüd valguskiirus on kõikjal sama. Nüüd, kuidas me saaksime motiveerida, et need E ja B on neli vektorit. Praegu ma lihtsalt kirjutasin välja, ütlesin, et nii on. Kui te tahaksite nagu mingit sellist sisemist arusaama või et miks ta just täpselt niimoodi, siis miks nemad ka peavad moodustama neli vektori. Ja see on see, et kui me tahame, et kõik füüsikaseadused oleksid kõikides taustsüsteemides ühesugused, siis sellisel juhul meil et nad ei sõltuks taustsüsteemist. Kui me läheme kiirusega taustsüsteemi, meil peavad kõik suurused vastavalt teisenema, me nägime, et Lorentzi teisenduse puhul see niimoodi on, et kui meil Lorentzi teisenduste puhul meil muuhulgas valguskiirus on kõikjal sama ja et valguse kiirusega ühildub, valguse kiiruse konstantsusega ühildub ainult Lorentzi teisendus. Et kui meil on sellised suurused, mis ilmselt üks teiseks teisenduvad ja on seotud üks teisega, näiteks kui meil on mingi keha mingist taustsüsteemist paigal, B on 0, me läheme taustsüsteemist liigub kiirusega B, siis me tahame, et tema impulss oleks klassikalisel piiril oleks M korda V, eks ole. See on meie, mida me teame nende impulsi teisenemise valemi kohta. Et see B, uus B peaks olema meil, kui alguseks oli B võrdu 0, kui B on võrdu 0, siis B prim, eks ole, me saame sellise teisenduse, et ta on 0 pluss M korda B, see on see, mida me teame klassikalisest mehaanikast. Nüüd me tahaksime seda, kui me jätkaksime selle võrdlusega X ja T neli vektoriga, siis seal oli meil väga sarnased. Meil oli, kui X on võrdne 0, siis X prim on võrdne 0 pluss VT. Ta on täpselt sarnane. Siin nagu meil selle kiiruse rollis on massi, ajarollis on mass, eks ole. Meil nagu lähevad vastavusse B-le vastab X ja massile vastab T. Ja kui me nüüd selle analoogia põhjal selle välja kirjutaksime, siis me saaksime, et B prim on võrdne B pluss M korda V ja jagada selle ruutjuur 1 miinus V ruut jagada C ruuduga. Aga küsimus on, mis on mass, eks ole. Praegu mass on ka suurus, mis on teiseneb järelikult. Peaks meil olema ka M prim peaks olema veel analoogselt M pluss V korda V. Kui me tahame C-ga klappima saada, siis me peame siin C ruuduga jagama.
ja ruutjuur 1 miinus B ruut jagada C ruuduga teisendus B ja M jaoks. No ma alguses reklaamisin siin E-d. E-d ja E-d M-ile minnes, eks ole, siis kui me nüüd võtame B' ja M' niisugustena, kirjutame selle sama asja praegu M' ja B' tingimuste terminitest, siis me saaksime sellise asja, et M'(C) ruudus miinus B ruudus on võrdne konstant ja see konstant on mass siis, kui ta on paigal, eks ole, M0 C ruut. Kui B on 0, siis selles laususüsteemis, kus keha ei liigu, siis tal on mingisugune mass, mida me teame, seda nimetame seisumassiks. Me näeme, et järelikult on see invarianti külje poole tuleb M0. Ja nüüd, kus energiamängu tuleb, kui me praegu siis üritaksime klassikalisel piirjuhul vaadata, mis on energia. Klassikalisel piirjuhul energia on M ruut jagada 2-ga. Klassikaline on M ruut jagada 2-ga. No see ei ole kindlasti väga sedamoodi, nagu ma praegu siin E-kirja panin, eks ole. Selle E-ruut on M0 ruut C4 pluss B ruut C ruut, ta ei ole kindlasti see, eks ole. See on väga suur. Kui keha on paigal, siis me võtame siia, siis meil jääb see M0 ruut C4. Nii et no praegu, mida ma siin välja pakkusin, oli see kui ma võrdlen seda siin ja seda siin, tegelikult mis ma pakkusin välja, et mass ja energia on samad. Siin on E-ruut, siin on M' ruut. Et mass ja energia on samad, ehk siis me saaksime ka energia jaoks avaldise, et E-relatiivistlik on võrdne M korda C ruut ja paneme nüüd siia sisse seisumassi. Meil on seisumass, kui me võtame massi jaoks, rakendame nüüd seda relatiivistlikku Lorentzi teisendust. Nii algne süsteem. B on võrdne 0, E on võrdne M0 C ruut, B kiirusega liikuv süsteem. Saame Lorentzi teisenduste põhjal M', D siis vastavalt, jah, kumb iganes, M'. M' on võrdne M0, aga B oli siin 0, eks ole, B on võrdne ka 0, kui B on 0, siis B on 0, seda liiget ei ole ja pallet ainult ruutjuur 1 miinus B ruut C ruut. Nii et see on relatiivistlik mass, on M0 jagada selle ruutjuurega. Paneme selliseks, saame, et see on M0 C ruut jagada ruutjuur 1 miinus B ruut jagada C ruuduga. Nii kui meil on mitterelatiivistlik olukord, siis siin nimetaja on hästi väike. Nii et see on võrdne Taylori ja esimesed liikmed. See on 1 miinus B ruut jagada 2C ruuduga korda M0 C ruut. Ja C ruut taanduvad ära, saame, et see on M0 C ruut miinus MV ruut jagada 2-ga. Me näeme, et relatiivistlik energia on seisuenergia, pluss, miinus läheb plussiks. On meil seisuenergia pluss klassikaline kineetiline energia. Et me näeme, et siit meil sedasi tulevad relatiivistlik energia ja klassikaline energia lähevad kokku sedapidi, et nad erinevad seisuenergia võrra tegelikult.
Nüüd ma rääkisin pikalt ja järjest ja võib-olla see ülesehituse loogika ka oleks saanud äkki natukene paremini, aga olulised asjad igal juhul on tahvlil. Et oluline on see, et meil Tooresi teisendused on energiaimpulsi jaoks, energia asemel võib kasutada massi, sest relatiivistlik mass ja energia on üks ja sama. Ja kui te tahate eristada, siis te võite põhimõtteliselt kasutada massi asemel energiat ja reserveerida massi ainult seisumassi jaoks soovi korral. Aga samas see on nagu mingipidi maitse asi, ma ise ausalt oleks kasutanud suhteliselt sega. Et kui on vaja energiat, siis ma kasutan energiat, mõnikord ma kasutan massi, vastavalt selle, kuidas mulle mingil hetkel tundub mugavam. Aga igatahes invariant on meil seisumass on invariant, relatiivistlik invariant. Ehk siis mass, mis on selles süsteemis, kus ta on paigal. Nii, selle osa kohta küsimusi. Tõske käsi, kui on enam-vähem osad. Seal on see P' ja X' tulid. Kus see on 0 ja X on 0. Aga ma üritasin loogikat niimoodi üles ehitada, et ma vaatan, kuidas ma tean küll klassikaliseks teiseni koordinaadi, ma jätsin niimoodi. Mida me õppisime oli see, et kui meil sedasi teised koordinaadid, ja siis relativistlikult meil peame rakendama Lorenzi teisendust, ehk ma jätkast uuesti välja kirjutama, te mäleta, mis see umbes oli. Järelikult, kui impulss teiseneb sedasi, siis tema võiks olla ka järelikult samamoodi Lorenzi teisendus analoogia põhjal võiks olla samasugune Lorenzi teisendus valemi tema jaoks. Impulss, mass on need, mis paaris siin on. Siin on koordinaat ja aeg. Ehk meil moodustub 4 vektor koordinatist ja ajast ja impulsist ja massist. Aga see on relatiivistlik mass, mitte see mass, mis on invariant. Ja sellisel juhul, kui see niisugune analoogia kehtib, siis me saame impulsi jaoks niisuguse saab. No kus me teame, et ta kehtib? Kus me saame, et ta kehtib? No põhimõtteliselt selle saaks, mida ma praegu nagu natuke skippisin siin, selle saaks seda tuletada ka tegelikult kiiruste teisendamise kaudu, koordinate teisendamise kaudu, ma arvan. Et ma harjult olen selle Lorenzi teisenduse lihtsalt postuleerinud. Kui te tahate seda põhjendamist, siis seda on kindlasti võimalik põhjendada, ma pean natuke selgema, kuidas me seda kõige paremini saab põhjendada, et kui me võtame näiteks, kui me tahame, et meil kehtiks Newtoni seadus, miks ta niimoodi on? Ta on niimoodi, et sellisel juhul töötab see matemaatika, mis tuleb, on mugav ja lihtne. Me saaksime kõik impulsi näiteks põhimõtteliselt teistmoodi defineerida. Mida me tahame, et matemaatika oleks lihtne. Kui me niimoodi defineerime impulsi, siis sellisel juhul meil klassikaline Newtoni teine seadus jääb kehtima ainult, et, ja see ongi nüüd järgmine asi, ainult, et F on võrdne dp jagada dt-ga. Ja me saaksime niimoodi seda tuletada, et kui me võtame sellise asja, et me tahame, et impulss oleks selline, see on seotud jõuga. Ja siis oleks võimalik kõik need Lorenzi teisendused massi impulsi aja jaoks välja tuletada ka. Aga jätame selle praegu vahele. Võib-olla, kui teil vaatan näiteks järgmiseks korral, kui on range huvi, et kas ja kui keerust või lihtsalt on õnnestunud sealt teile seda esitada. Aga et nii-öelda tuletada nullist, et miks me toome just impulsi niimoodi defineerime. Nagu me ta siin defineerisime.
et me sisuliselt tahame, et meil oleks siis ka impulsi dünaamika jaoks sarnased 4 vektorit, nagu meil koordinaatide jaoks on. Ja me saame, kui me selle, kuidas me saaksime pihta hakata, eks ole. Me teame, et see asi kehtib klassikaliselt ja me tahame, et see klassikaline oleks relatiivistliku teooria piirjuht. Ehk me teame, et see jõud on meil niimoodi defineeritud. Me vaatame, kuidas keha liigub, mitte selles süsteemis, kus keha on paigal, eks ole, kuidas ta hakkab liikuma. Ja siis me läheme teise taugsüsteemi ja vaatame teisest taugsüsteemist seda asja. Ja sellisel juhul, nüüd, kui me siis lisaks, mis selgub, et tegelikult see jõud meil, tema on ka invariantne suurus tegelikult, et meil on ühes taugsüsteemis on jõud, sama jõud, aga impulss siis juba uue taugsüsteemi impulss uue taugsüsteemi ajas omandab meil sellisel juhul. See seadus jääb kehtima siis, kui meil impulss ja mass on sellise loorese teisendusega tegelikult. Sealt on võimalik tuletada seda, et miks nad tulevad 4 vektoriks. Formaalselt harib, kuidas seda teoreetilise füüsika kursusest tehakse, seda postuleeritakse tegelikult Lagrangian. Tehakse nii, nagu teil seda klassikalises mehaanikas, analüütilises mehaanikas. Me postuleerime Lagrangiani sellise, nagu ta on klassikalises mehaanikas ja siis me teeme koordinaadi teisenduse, Lorentzi teisenduse. Et see on teine variant. Ja võib-olla see ongi kõige lihtsam tegelikult. Et teha koordinaadi teisendus Lagrangianile. Relatiivistlik Lagrangian tuleb muidugi natuke teine. No jah, Marile küsimus natuke tabas ootamatult, ma ei osanud selle väga kiiresti teadmatust kandest tarvinud. Aga öeldud, ma olen lihtsalt selle analoogia põhjal postuleerinud. Postuleerimine on okei. Veel küsimus. Me kirjutasime seal, kui P võrdub nulliga, siis P' on 0 pluss NV. Kõigepealt, kus see tuli? Klassikaline mehaanika, kui sul üht taugsüsteemis keha on paigal. Teist liigub ta kiirusega V ja teist impulss on M korda V. Okei, aga miks siis järgmine P' on P pluss NV? Ma mõtlesin 2 asja. Impulsi teisenemist, klassikalist ja koordinaadi teisenemist. Aga tegelikult see 0 oli seal mitte vajalik. See oleks võinud ka lihtsalt, et kui ühes süsteemis on impulss P ja me lähen teise taugsüsteemis liigub kiirusega miinus V ja siis seal on tema kiirus, siis algne on kiirus kasvab selle V võrra, kui ta impulss oli näiteks enne M korda U, nüüd uus kiirus on U pluss V ja nüüd uut impulss on MU pluss MV, MU oli vana impulss ja uus impulss on vana impulss pluss MV. Selline ma saan klassikaline selline teisendusvalem on meil impulsi jaoks, koordinaadi jaoks on sarnane teisendusvalem, klassikaline siis x' on x pluss vt ja need on täpselt sarnased klassikalises mehaanikas, p' on p pluss mv, x' on x pluss vt, need nagu vastavad üksteisele, p vastab x'ile, m vastab v'le.